Jätkame jumalakartuse teemaga. See paneb meid kõiki proovile, et läbi vaadata meie isiklik suhe Issandaga. Eelmises kõnes rääkisime sellest, milline oli jumalakartuse roll Jeesuse elus. Tsiteerisin Jesaja 11. peatüki salme 1-3, kus räägitakse Jeesusest kui ennustatud Messiast. Iisai varrest tuleb välja võrse ja tema juurtest kasvab välja võsu. Ja siis liigume edasi Jumala vaimu rollile Jeesuse elus. Tema peal puhkab Jumala vaim, tarkuse vaim ja mõistmise vaim, nõu ja väe vaim, Issanda tundmise ja Jumala kartuse vaim. Me näeme seal püha vaimu, Jumala vaimu 7 omadust. Esimene, Jumala vaim. See on vaim, kes räägib Jumalana esimeses isikus. Siis tarkuse vaim, mõistmise, arukuse, väe, teadmiste ja lõpuks kulmineeruvad neid Jumala kartusega. Jeesuse peal puhkav püha vaim on Jumala kartus. Ja konkreetne asi, mis järgmises salmis esile tõstetud, tema rõõm on Jumala kartuses. Juhtisin tähelepanu sellele, kui Jeesus, patuta Jumala poeg, vajab hirmu Jumala ees ja kui püha vaim, Jumala 3. isik, andis selle Jeesusele edasi, siis kui palju rohkem vajame Jumala kartust meie, kui tahame elada Jumalat ülistavat elu, mis on talle meelepärane. Läheme edasi ja võtame eeskujuks algkogudused. Käsitleme Jumala kartust algkoguduses nii, nagu seda on meie jaoks Uues Testamendis kirjeldatud. Esimene lõik, mida me vaatame, on Apostlite tegude 9. peatüki salm 31. See on Juudamaa, Galilea ja Samaaria algkoguduste kirjeldus. Nad olid läbi elanud tagakiusamise aja, kui seda õhutas peamiselt Saulus Tarsosest, kes hiljem pöördus ja temast sai apostel Paulus. Peale tagakiusamise aega olid nad jõudnud õnnistusse. Nii kirjeldab seda Apostlite tegude raamatu autor. Apostlite teod 9:31. Nüüd oli kogudusel tervel Juuda, Galilea ja Samaaria maal rahu end üles ehitada ja käia Issanda kartuses ja see üha kasvas püha vaimu julgustusel. Nüüd ma tahan, et te märkaksite siin tasakaalu. See läbib kogu pühakirja. See ei lähe tegelikult kokku meie tavapärase lihaliku suhtumisega asjadesse. See on tasakaal Jumala kartuse ja püha vaimu tröösti vahel. Oleme juba eelnevalt näinud, et Jeesuse sõnul on püha vaim see, kes paneb meisse Jumala kartuse. Samas on püha vaim ka see, kes meid lohutab. Tahan algkoguduse näite puhul rõhutada seda, et me ei tohi kunagi lahutada neid 2 asja. Jumala kartust ja püha vaimu lohutust. Paljud meist ütlevad, et aga ma ju vajan lohutust ja julgustust. Tõsi, aga kui te leiate lohutust ja julgustust ilma Jumala kartuseta, siis ei tee see teie jaoks seda, mida te tegelikult vajate. See võib muuta teid hooletuks, uhkeks või upsakaks. See ei anna iseenesest sellist tulemust, mida Jumal ootab. Püha vaimu lohutus peab olema tasakaalus Jumala kartusega, aupakliku aukartusega Issanda ees, mis on samuti inspireeritud püha vaimu poolt. Me ei tohi neid lahutada. Soovitav on, et me ei pööraks järjekorda vastupidiseks. Ärge asetage lohutust hirmust ettepoole. See on meie kõigi loomulik kalduvus, et ma ju tõesti vajan lohutust, vajan julgustust, ma vajan abi. Kuid jumalik, inspireeritud Jumala sõna paneb Jumala kartuse ettepoole ja alles selle järele lohutuse. Usun, et just selles peitub meie kõigi turvalisus. Ja siis tahan, et te märkaksite tulemusi. Seal öeldakse, et kirikutel oli rahu, nad olid üles ehitatud ja neid sai palju, nende arv kasvas. Seega annab Jumala kartuse ja püha vaimu tröösti tasakaal kristlikus kirikus ning kristlase elus 3 tulemust. Esiteks on meil rahu. Kui mäletate, eelmises loengus juhtisin tähelepanu sellele, et muud tüüpi hirmud ei anna meile rahu. Jumala kartuse eristav omadus on see, et see annab meile rahu. Teiseks neid arendati ja ehitati üles. Nad muutusid tugevamaks. Ja kolmandaks, neid sai palju. Nende arv kasvas. Kuuleme tänapäeval palju koguduste kasvust ja ma usun koguduse kasvu. Usun, et kirikud peaksid kasvama. Kuid ma tahan osutada, et siin on tõesti koguduse kasvu jumalik muster. See on Jumala kartus, mis on tasakaalustatud püha vaimu lohutuse ja trööstiga, luues ennekõike rahu. Teiseks usklike kasvatamine ja ülesehitamine ja kolmandaks numbriline kasv. Ma arvan, et kui me saavutame koguduse liikmete arvu suurenemise ilma Jumala kartuseta, siis on tulemused väga pealiskaudsed ja ajutised. Olen näinud, kuidas kirikud kasvavad nagu seened ja närtsivad samuti nagu seened ja nad närtsivad, sest nad ei olnud rajatud Jumala kartuse juurtele. Uues testamendis on Jumala kartus meisse kui kristlastesse istutatud ka isiklike suhete vallas. Efeslaste 5:21 on lühike, kuid oluline salm, mis räägib meile sellest, kuidas peame üksteisega suhtlema. See ütleb: alistuge üksteisele Kristuse kartuses.
see on väga oluline, näeme siin kahte asja. Esiteks nõuab Jumal meilt alistumist, alandlikku suhtumist meie usukaaslastesse. Teiseks põhjus, miks meil selline suhtumine peaks olema, on Jumala kartus. Kui vaatame oma usukaaslasi ja hindame nende iseloomu ja nende probleeme, siis võime sageli öelda, et ma ei näe põhjust sellisele inimesele alluda. Mina olen täpselt sama hea nagu tema ja võib-olla isegi parem. Aga kui te nii mõtlete, siis ei mõtle te Jumala kartuses. Põhjus, miks me peame üksteisele alluma, on see, et me kardame Jumalat ja Jumal ütleb, et me peame üksteisele alluma. Ja kui me ei allu üksteisele, siis me ei kõnni Jumala kartuses. Olen näinud palju kristlastest usukuulutajaid, kes oma võimsate teenistustega olid silmapaistvalt edukad, kuid kes ei olnud sugugi valmis alluma oma usukaaslastele või isegi teistele pastoritele. Ja selle kohta ma pean lisama veel ühe pühakirjal põhineva arvamuse. Nad võivad olla edukad, kuid nad ei kõnni Jumala kartuses. Ja arvan, et nende edu jääb lõppkokkuvõttes üürikeseks. Nüüd liigume Uues Testamendis edasi ja tahan teile anda viimase suure püsiva põhjuse, miks meie kõigi elus on vaja Jumala kartust. Selle põhjuse ütleb apostel Peetrus. 1. Peetruse 1. peatüki salmides 17-19. Kui te hüüate isaks teda, kes mõistab erapooletult kohut igaühe tegude järgi, siis elage kartuses oma majalise põlv, teades, et teid pole lunastatud kaduvate asjadega, hõbeda või kullaga teie tühisest esiisadelt päritud eluviisist, vaid Kristuse kui laitmatu ja puhta talle kalli verega. Kõigepealt pange tähele, et need sõnad ei ole määratud patustele. Need on suunatud Jumala lunastatud usklikele inimestele. Neile, ütleb Peetrus, püsige siin viibimise ajal kartuses ja toob välja 2 põhjust, miks meie suhtumises on vaja sellist aupaklikku hirmu. Esiteks ta ütleb, et me kõik peame seda tegema, sest me anname endast aru Jumalale, meie isale. Ta ütleb, isa, kes mõistab kohut erapooletult vastavalt igaühe tööle. Meie ees seisab kohtuotsus. See ei ole hukkamõistev otsus, kuid see on hinnang meie elule ja teenistustele, meie ustavusele. Pidage meeles igaüks meist, et tuleb aeg, mil, nagu ütleb apostel Paulus, me anname endast Jumalale aru oma kehast tehtud asjadest, olgu need head või halvad. Usun, et see on arusaam, mida igaüks meist peab pidevalt silmas pidama. Ja siis teine põhjus on hind, mida Jumal oli valmis meie lunastuse eest maksma. Me ei ole lunastatud hõbeda või kullaga, vaid Kristuse kui veatu ja ilma plekita talle kallihinnalise verega. Meie lunastuse eest maksti universumi kõige kallim hind. See peaks panema meid elama aupaklikus Jumala kartuses, et me ei teeks midagi sellist, mis oleks vastumeelne või teotav selle jaoks, kes maksis meie eest nii tohutut hinda. Lubage tuua väga lihtne näide. Lähete poodi ja ostate mõne väga odava kella. Te ei tunne eriti muret, kuidas te seda kella hoiate. Aga oletame, et lähete teise poodi, tõelisse kõrgklassi poodi ja ostate väga kalli, ilusa kella. Võib-olla kuldkella, milles on palju kalliskive. Maksate selle eest kõrget hinda. Lubage küsida, kumba kella eest hakkate paremini hoolt kandma. Ilmselgelt selle, mille eest maksite kallist hinda. Ja seepärast peame olema väga ettevaatlikud selles, kuidas me elame, kuna Jumal maksis Jeesuse vere läbi tohutu hind.